Praeguses Lähis-Ida olukorras seisab Eufraati jõgi silmitsi jätkuva veetaseme olulise langusega, mis mõjutab otseselt miljoneid inimesi Süürias ja Iraagis, kes sõltuvad sellest jõest vee, põllumajanduse ja igapäevaste vajaduste rahuldamiseks. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja teiste keskkonnaraportite kohaselt on tugev põud, kliimamuutused ning vee ulatuslik kasutamine niisutuseks ja tammisüsteemide jaoks ülemjooksu riikides peamised põhjused, miks Eufrati jõe vool nõrgeneb. Mõnes piirkonnas langeb veetase nii palju, et varem vee all olnud jõesängid ja vanad geoloogilised moodustised tulevad nähtavale. Selle tõttu on ilmunud teateid ja viiruseks muutunud väiteid internetis kummalistest aukudest või struktuuridest, mis väidetavalt asuvad paljastunud alade all. Siiski, ekspertide sõnul on enamik neist tõenäoliselt looduslikud erosiooni, maalihete ja pikaajalise veetaseme languse tagajärjed ning seni puuduvad sõltumatud tõendid, mis kinnitaksid mingit üleloomulikku või ebatavalist seletust. Aga enne kui me arutelu alustame, palun ma sinult ühe meeldimise ja palun telli ka meie kanal. See on meile sisuloojatele väga suureks abiks. Nii et alustame. Laiemas kontekstis on Eufrati jõgi üks piirkonna kõige olulisemaid veesüsteeme. Ja see on juba pikka aega olnud veekeskus riikide vahel, kes sellest sõltuvad. Vee pidev vähenemine ei ole mitte ainult keskkonnaprobleem, vaid ka geopoliitiline mure, millel on mõju kogu piirkonna stabiilsusele. Kui süveneda Eufrati jõe süsteemi sügavamatesse osadesse, ilmeb selle piirkonna palju keerulisem pilt. See ei ole ainult jõgi, vaid ka geoloogiline ja ajalooline koridor, mis järk-järgult paljastab varem varjatud maa-aluseid kihistusi, veetaseme languse ja erosiooni tõttu. Geoloogiliste ja arheoloogiliste vaatluste põhjalt selles piirkonnas läbivad jõed nagu Eufrat, loomulikult jõe kallaste varisemise, setete liikumise ja koobaste moodustumise protsesse tuhandete aastate jooksul. Kui veetase langeb, muutuvad õõnsused ja pinnale ilmuvad struktuurid nähtavamaks. Need võivad olla juba kaua maa all peidus olnud. Siin tulebki mängu tõlgenduste kiire levik internetis. On olemas rühmitusi, kes seostavad selliseid avastusi piibli tekstidega, eriti ilmutusraamatuga, kus Eufratit mainitakse kui osa sümboolsest narratiivist, mis räägib kohtumõistmisest ja lõpuaegade kujunditest. Siiski paljude piibliuurijate sõnul on sellised salmid enamasti sümboolsed, ega ole otsesed geoloogilised ennustused või kaasaegsed füüsilised sündmused. Samal ajal mainitakse ajaloolistes allikates sageli ka iidset Babyloni, linna, mis asus Eufrati jõe lähedal. Ajalooallikatele kui Herodotose ja kaasaegsete arheoloogiliste uuringute kohaselt kasutas Küüros Suur 539. aastal Ekristur loodusliku jõgede süsteemi sõjalise strateegia osana Babyloni langemisel. Teadati, et Eufrati jõe voolu muudeti, et sõdurid saaksid linna siseneda. Seda tehti jõe väravate kaudu, kui veetase oli madal. Piibellike tekstide nagu Jesaja 44. ja 45. peatükk kohaselt on prohvetluses mainitud vee kuivamist ning Kürose rolli kui vahendit iisraellaste tagasitoomisel pagendusest. Akadeemilistes teoloogilistes uuringutes peetakse seda näiteks ajaloolise narratiivi ja religioosse tõlgenduse ristumiskohast. Ning mitte kõik ei loe seda kui otsest ennustust kaasaegse evolutsiooni kohta. Kokkuvõttes on Eufrati jõgi jätkuvalt ajaloo, religiooni ja loodusteaduste ühenduslüliks, kus tegelikult geoloogilised muutused annavad sageli võimaluse erinevateks tõlgendusteks ja laiemateks aruteludeks mineviku ning selle tähenduse üle tänapäeval. Ajalooliste ja arheoloogiliste allikate põhjal leidub mõningaid üksikasju Küüros Suure kohta mitte ainult piiblis, vaid ka mitte piibellikes allikates. Üks tuntumaid näiteid sellest on Kürose silinder, iidne artefakt, mis asub praegu Briti muuseumis. Sellel silindril olev kiri käsitleb Kürose poliitikat lubada ümberasustatud rahvastel naasta oma maadele ja taastada oma templid. Ajaloolaste arvates on see oluline, sest see on üks esimesi dokumenteeritud näiteid varasest usulise sallivuse poliitikast niinimetatud iidses maailmas. Seetõttu peavad ajaloolased Babyloni langemist sageli sõjalise strateegia, poliitilise ajastuse ja looduslike jõetingimuste ärakasutamise kombinatsiooniks. Mitte lihtsalt üheks lahinguks, vaid palju keerulisemaks sündmuseks impeeriumi ajaloos. Religioosses tõlgenduses, eriti mõnedes kristlikes õpetustes,
Nähakse selliseid ajaloolisi kokkulangevusi sageli kui osa laiemast ettekuulutuste täitumise mustrist. Kuid akadeemiliste piibliuurijate sõnul on oluline eristada ajaloolisi tõendeid teoloogilisest tõlgendusest, et vältida faktide ja usupõhise tõlgenduse segunemist. Nende arutelude järel pöördub tähelepanu taas Eufraati jõele, kuna internetis levivad uued väited väidetavalt avastatud suurte maa-aluste rajatiste kohta selle all. Geoloogide ja arheoloogide sõnul, kes uurivad jõgesid, võivad sellised moodustised olla loomulike protsesside nagu setete varing, maa-alune erosioon ja pikaajalised veevoolu muutused. Tulemus eriti vanades jõesängides. Teisest küljest on teatud religioossetes ringkondades tõlgendusi, mis seostavad Eufrati jõge ilmutusraamatu sümboolsete osadega. Eriti mainitakse 4 indlit, kes on Eufrati jõe ääres aheldatud. Kuid paljude teoloogide arvates loetakse sellist teksti tavaliselt kui apokalüptilist sümbolismi, mis on juurdunud tolle aja kirjanduslikus stiilis. Ja mitte kui sõnasõnalist teoloogilist või tänapäevast teoloogiat. Praeguste ekspertide uuringute kohaselt puudub sõltumatu arheoloogiline kinnitus, et Eufraati jõe avastustel oleks otsene seos apokalüptiliste tekstide sisuga. Enamik aruannetest jääb spekulatiivseks ega ole veel eelretsenseeritud leidudega toetatud. Paljude piibliuurijate arvates kuuluvad sellised tekstid apokalüptilise kirjanduse žanrisse, mis kasutab tavaliselt sümboolseid kujundeid, et väljendada ideed kohtumõistmisest, maailma muutumisest ja moraalsest hoiatustest iidsetele kogukondadele. Praeguse arheoloogia ja geoloogia teadmiste taseme juures ei ole samuti olemas sõltumatuid teaduslikke ega arheoloogilisi tõendeid, mis kinnitaksid, et Eufraati jõe all on avastatud suletud kamber või massiivne maa-alune struktuur, mis oleks seotud apokalüptiliste tekstide sisuga. Sellised väited, kui need ilmuvad internetis, ei läbi tavaliselt eelretsenseeritud kontrolli ja need jäävad spekulatiivseks või on osa trilgendavast jutustamisest internetis. Teisest küljest on Eufrati jõgi ise ajalooliselt oluline, sest siin tekkisid mõned maailma vanimad tsivilisatsioonid, sealhulgas Mesopotaamia. Arheoloogiliste uuringute kohaselt kasutasid selle piirkonna linnad jõgesid põllumajanduseks, transpordiks ja kaitsetaktikateks. Seetõttu on loomulik, et jõe ümbruses, eriti Iraagis ja Süürias, leidub palju iidseid ehitisi ja inimeste asustuskihte. Siiski ei tähenda iidsete linnade ja arheoloogiliste jäänuste olemasolu seda, et need vastaksid tänapäevastele tõlgendustele üleloomulikust vangistusest või apokalüptilistest füüsilistest ehitistest. Arheoloogia vallas seostatakse sellistes kohtades leiduvaid suuri maa-aluseid ruume, tavaliselt looduslike koopasüsteemide, iidsete veekanalite või inimeste poolt rajatud tunnelitega, millel oli tol ajal praktiline otstarve. Ekspertide lõpphinnangu järgi seisneb selliste narratiivide suurim väljakutse empiiriliste tõendite eraldamises sümboolsest tõlgendusest. Eufrat võib jätkuvalt olla religioosse tähenduse ja kultuurilise kujutlusvõime keskmes. Kuid teaduslikust seisukohast peavad väited olema toetatud selge arheoloogilise dokumentatsiooniga, enne kui neid saab pidada faktiliseks avastuseks. Selles kontekstis muutub arutelus sügavamaks mitte uue tegeliku tõendusmaterjali tõttu, vaid ajaloo, usu ja kaasaegse digiajastu info pideva vastastiku mõju tõttu. Arheoloogia ja piibliuuringute ekspertsperi sõnul kuuluvad apokalüptilised tekstid nagu NASA ilmutusraamat žanrisse, mis kasutab sümboolset ja poeetilist keelt, et väljendada ideid kohtuotsuse, ajalooliste vapustuste ja vaimsete hoiatuste kohta iidsetele kogukondadele. Sellest vaatenurgast on oluline meeles pidada, et selliste tekstide tõlgendamine varieerub sõltuvalt teoloogilisest, traditsioonilisest ja akadeemilisest lähenemisest. Arheoloogia valdkonnas ei ole aga veel olemas kinnitatud eelretsenseeritud uuringutulemusi ega seaduslikke väljakaevamisaruandeid Eufraati piirkonnast, mis toetaksid väiteid, et seal leidub kirjete või kambristruktuure, mis otseselt vastaksid apokalüptilistele kirjeldustele. Sellistes kohtades avastatud maa-aluseid ruume seostatakse tavaliselt kas loodusliku geoloogiaga või iidsete inimeste poolt loodud ehitistega, millel oli praktiline otstarve. Näiteks ladustamine, veesüsteemid või matmispaigad. Siiski usuliste kogukondade vaatenurgast saavad sellised narratiivid sageli läätsedeks, mille kaudu vanu profeteeringuid taas loetakse tänapäevase maailma kontekstis.
Teoloogide sõnul on selline tõlgendus osa laiemast apokalüptilise tõlgendamise traditsioonist, kuid seda ei peeta automaatselt profeteeringu sõnasõnalise täitumise füüsiliseks tõendiks. Laiemas vaates on Eufrati jõe piirkond jätkuvalt oluline iidsete tsivilisatsioonide, geopoliitika ja keskkonnamuutuste uurimisel. Tegelik teaduslik diskursus keskendub veepuudusele, kliimastressile ja nende mõjule Süüria ja Iraagi elanikkonnale. Need on probleemid, mille kohta on selge dokumentatsioon rahvusvahelistelt organisatsioonidelt nagu Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ja Maailmapank. Mis puudutab ülemaailmseid konflikte, siis mõned poliitikateadlased ja ajaloolased peavad kaasaegset ajastut kõrge omavahel seotud konfliktide tasemega perioodiks, kuid seda ei peeta otseseks tõendiks ühegi konkreetse ettekuulutuse kohta. Akadeemilises analüüsis on konfliktide nähtavuse suurenemine sageli tingitud ülemaailmsest meediast, geopoliitilisest keerukusest ja tehnoloogilisest infolevi kiirenemisest. Kokkuvõttes on tõlgendused Eufraati ja apokalüptika kohta erinevad. Apokalüptilised lõigud jäävad endiselt ususüsteemide, ajaloolise uurimise ja kaasaegse infodünaamika ristumiskohta, kus tähendus muutub sõltuvalt sellest, millist vaatenurka iga rühm kasutab. 20. sajandit peavad ajaloolased sageli üheks suurimaks pöördepunktiks kaasaegse sõjapidamise ajaloos. Esimene ja teine maailmasõda ei olnud enam ainult kohalikud lahingud. Need ulatusid paljudele mandritele. Kaasse oli haaratud väga palju riike ning see jättis tohutu hulga ohvreid nii sõjaväelaste kui ka tsiviilelanike seas. Ajalooliste andmete ja teadlaste hinnangute kohaselt ulatus 2 sõja jooksul hukkunute koguarv 10 miljonitesse. See tõi kaasa ka impeeriumite kokkuvarisemise ja ülemaailmse poliitilise korra korduva ümberkujundamise. Tänapäeval muudab tehnoloogia seda, kuidas maailm konflikti näeb. Rahvusvaheliste vaatlejate ja meediateadlaste sõnul sõjad ja pinged ei jää enam ainult kohalikuks. Interneti ja reaalajas raportite kaudu on uudised Ukrainast, Lähis-Idast, Aafrikast ja teistest piirkondadest kogu maailmale kohe kättesaadavad. Seetõttu muutub ülemaailmse konfliktitunne järjest pidevamaks. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja teiste seireorganisatsioonide aruannete kohaselt, kuigi uut maailmasõda pole puhkenud, on konfliktide tüübid siiski sagenenud, nagu kodusõjad, asenduskonfliktid, terrorism, küberrünnakud ja hübriidkonfliktid, mis ei piirdu enam traditsioonilise lahinguväljaga. Sellises kontekstis levib teave, sealhulgas valeinformatsioon ja spekulatiivsed raportid palju kiiremini, mis mõnikord suurendab ülemaailmset pinget isegi siis, kui tegelik olukord kohapeal pole veel kinnitatud. Usulises tõlgenduses on mõned teadlased ja usklikud, kes käsitlevad Matteuse 24. peatükki kui apokalüptilist arutelu, mis räägib segaduse mustritest ja ebakindlusest inimkonna ajaloos. Akadeemilises teoloogias loetakse neid aga sageli kui üldisi moraalseid ja ajaloolisi hoiatusi, mitte tänapäevaste sündmuste täpse ajajoonena. Samal ajal on veel üks sageli tsiteeritud tekst 2 Timoteose raamatust, mis räägib niinimetatud viimastest päevadest, kus kirjeldatakse inimeste käitumise ja väärtuste muutumist. Teaduslikus tõlgenduses peegeldavad sellised kirjad ühiskondlikke olusid kirjutamise ajal, ning neid võib kasutada ka moraalseks peegelduseks erinevatel ajaloolistel perioodidel, kaasa arvatud kaasaegne ajastu. Sotsioloogid ja kultuurianalüütikud pööravad sageli tähelepanu inimeste väärtuste ja käitumise muutustele 20. sajandil kuni tänapäevani. Mõned levinumad nähtused, mida sageli mainitakse, on enesekeskse käitumise suurenemine, uhkus, tänulikkuse puudumine ja tugevate peresuhete nõrgenemine. Mõnede sotsiaaluuringute kohaselt ei tähenda see, et need uued käitumisviisid oleksid täiesti uued, vaid pigem seda, et neid märgatakse nüüd rohkem tänu sotsiaalse käitumise suuremale nähtavusele digiajastul. Sotsiaalmeedia ja veebiplatvormide kaudu on isiklik identiteet palju nähtavam, hoolikamalt kujundatud ning seda mõõdetakse rohkem kaasatuse, laikide ja avaliku heakskiidu kaudu. Sellises kontekstis on esile kerkinud radikaalse individualismi kontseptsioon, kus otsuste tegemise ja identiteedi keskpunkt on rohkem üksikisikul kui kogukonnal. Kultuuriuuringute kohaselt tugevdavad seda veelgi kaasaegsed digitaalsed süsteemid, mis pakuvad pidevat tagasiside ahelat tähelepanu ja võrdluse kaudu. Samal ajal uurivad mõned pere- ja sotsiaalteadlased majapidamisstruktuuride muutumist erinevates maailma piirkondades. Linnastumise, rände ja majandusliku surve tõttu muutub perekonna kuju üha erinevamaks
ning stressitegurid, mis mõjutavad koduseid suhteid, suurenevad. Digitaalse ühiskonna uuringute valdkonnas rõhutatakse pideva ühendatuse mõju. Ülemaailmsete raportite kohaselt on nutitelefonidel ja algoritmipõhistel platvormidel suur mõju inimeste tähelepanuvõimele, emotsionaalsele heaolule ja arvamuste kujundamise viisile. Mõnedes religioossetes ja filosoofilistes tõlgendustes seostatakse selliseid omadusi nagu enesekesksus, materialism ja sotsiaalne killustatus sageli vanade moraaliõpetustega kui inimkäitumise peegeldust erinevatel ajastutel. Akadeemilisest vaatenurgast vaadeldakse neid omadusi siiski sagedamini kui sotsiaalsete, majanduslike ja tehnoloogiliste muutuste tulemust, mitte kui prohvetluse otsest täitumist. Kokkuvõttes käsitletakse kaasaegset ajastut jätkuvalt kui perioodi, kus tehnoloogia, kultuur ja inimkäitumine on omavahel tihedalt seotud. Ja selle mõju muutub üha nähtavamaks tänu infokiirusele ja ülemaailmsele ühenduvusele. Kokkuvõttes näitavad arutelud Eufraati jõe Babyloni ajaloo ja apokalüptiliste tekstide tõlgenduste üle, kui oluline on tõendite, tõlgenduste ja uskumuste õige eristamine. Ajaloolaste ja arheoloogide vaatenurgast on Eufrati jõgi endiselt oluline jõgi, nii muistsete tsivilisatsioonide uurimisel kui ka tänapäevaste geopoliitiliste küsimuste puhul. Selle veetaseme muutusi saab paremini seletada kliimamuutuste, tammisüsteemide ja piirkondliku veemajandusega kui internetis levivate üleloomulike seletustega. Teisest küljest annavad religioossed tekstid, mida sageli selliste teemadega seostatakse, paljudele inimestele jätkuvalt sümboolset tähendust. Piibliuurijate sõnul kasutavad apokalüptilised kirjutised tavaliselt kujundeid ja sümbolismi, et väljendada oma aja moraalseid ja vaimseid sõnumeid, mitte aga tänapäevaste sündmuste täpseid teaduslikke ennustusi. Kaasaegses maailmas on teabe mõju tänu sotsiaalmeediale ja digiplatvormidele veelgi tugevam. Uudised, spekulatsioonid ja tõlgendused levivad kiiresti, mistõttu on oluline kriitiline mõtlemine ja allikate kontroll, enne kui uskuda ükskõik millist sensatsioonilist väidet. Lõppkokkuvõttes seisneb selliste teemade tõeline tähtsus mitte ainult selles, mis sõna-sõnalt juhtus või juhtub, vaid selles, kuidas me mõistame ajaloo, usu ja tänapäeva reaalsuse seoseid. Eufrat, nagu paljud sümbolid ajaloos, on jätkuvalt meeldetuletuseks inimese sügavamast seosest looduse, kultuuri ja uskumustega.